6. käik. Tervist! Taas kord on eetris rallisaade 6. käik, mis ja Russ võtame siis täna Rottu Kesk-Euroopa ralli laupäevase võistluspäeva. Ja kui siin üks mees, minu nimi on Eidur Aljurat, minul on lihtne ja minu vastas istub siis Roland. Minu meelest need kõik asfaldirallid on ikka jube igavad vaatamised poom. Ehk sinusugune asfaldiskeptik, et ma arvan, et täna said seda möllu ja põnevust kogu raha eest, et oled ausad, enne lõunat ikka juhtus väga palju. Tervist minu poolt ka. Võtad üle. Ei, ma ei ole asfaldiskeptik, ma pean ütlema, et ma kahjuks olen küll elus sõitnud ainult ühe asfaldiralli Korsika MM-etapi ja see on vaieldamatult mul lemmikralli üldse, nii et sõita mulle igal juhul meeldib, vaatamisega on jah, võib-olla vähe keerulisem, aga tõepoolest on ikkagi parajalt põnevust pakkunud ja pean ütlema, et olen rahul siiamaani, et kui võib-olla eile kohati natuke läks raskeks jälgimine, siis täna pean ütlema, et oli igal juhul põnev, isegi kui teine pool päev selline võib-olla stabiilsem kõigi poolt oli, siis ikkagi vägev võitlus lõpuni välja. Jaa, et täna siis on nii, et Jaani meil kõne otsas ei ole, et kuna Jaan on meil sellises pommi audus, et siis tal nii levigi on seal probleeme, pluss ta täna on siis see päev, kus tegelikult need sõitjad olid üsna lähedal sinna, et ta tõenäoliselt hetkel püüab sealt juba tänaku intervjuud, olen tal nii Teamsi kui WhatsAppi kui igale pool kirjutanud, et kui ta vähegi vabalt saab, siis öelgu ja siis helistame siit jooksvalt. Aga vajadusel saame ilma vanameistrit hakkama, et homme on ka päev. Täna peab muidugi ära täpsustama selle, et saadet loomulikult alustasime põhimõtteliselt kohe, kui Neville finišisse jõudis ja mees, kes siin on 2 päeva hiljaks, et mõtles, et nüüd teeb kõik tasa ja tuleb pool tundi varem, et kuidas see nii läks. Peab tegema, kui esimene päev hilinesin 15 minutit. See ei toimi nii. Eile hilinesin 10 minutit, siis 25 mintsa kokku on ja täna ma tulin 30 varem, nii et ma olen 5 minutiga hetkel plussis. Okei, siis võid homme hilineda, väga hea. Aga lähme siis selle ralli üldseisu järgi, et nii on võib-olla kõigi lihtsam, et siis saab kõik meeste need tegevused läbi käia, et Sébastien Ogier alustas siis, eks ole, päeva teiselt kohalt korraks kutkus Tänaku selja taha, seal päeva esimese kiiruskatse järel, kus Tänak pani hullu, aga siis võttis esikoha tagasi ja suurendas edumaad, et tegelikult viimase 2 kiiruskatsega, kui seal heades oludes sõideti, siis kuigi oli õhus see, et kas Tänak läheb mööda ja ma sain Delfis äredat pealkirja panna, siis tegelikult Ogier ikka näitas, et kui oli vaja vajutada, siis vajutas ka, et ütles ka, et näed, et eelmisel kiiruskatsel vajutas Tänak, et nüüd oli minu kord vajutada, et justkui see varu oli olemas, et mida teha. Ja igal juhul ülitugev päev, et ja ütleme teine pool päevast ikkagi 12. kiiruskatse just, kui Ott 3,4-ga virutas Ogierile ja tundus, et vahe jäi 1,1 ainult, et siis hakkasid küll igal juhul mõtted peas käima, et Ott võiks päeva ikkagi liidrina lõpetada, aga 13. 14. kiiruskatse ikkagi tõi ka vana meister näitas, kuidas ikkagi seda päeva lõpetada ja kuigi peab tõdema, et ikkagi nii-öelda katse lõppudest oli väga selline rahulolev ja õnnelik, kui ta kuulis neid aegasid ja isegi minu meelest üks kommentaar, jõuame Neville'ini ka on ju varsti, aga kommentaar, kui ta kuulis, et Neville on käinud põllu peal, siis ta oli nagu jumal tänatud. Vahest on ta olnud selline, et väga kahju ja bla, siin ta jätad isegi... Mis ikka hakkad? Jah, ma olen liider, nice, võtame vastu. Et selles mõttes ülitugev päeva lõpp ja jah, kui 4,1 sekundit Tänaku ette, ma arvan, et ta võttis ikkagi täna suht maksimum, mis võtta oli, et eile ta ütles ka, et täna tuleb ära teha ja pühapäeva seda asja jätta ei saa, et selles mõttes 4,1 ilmselgelt pole piisav, aga see on ikkagi tugev tulemus, sest mehed tulid sekundis. Jah, eks võtame nüüd hakkame sellest Tänakust kuskilt otsast lahti arutama. Tänak alustas päeva haigelt võimsa kiiruskatse võiduga, see tõusis sinna täitsa Neville'i selja taha, teisele kohale pool sekundit vahet ja siis, nagu me aru saame tema intervjuudest, et ega ta väga ei varjanud ka, et siis ikkagi kas Cyril Lapite puhul või keegi ikkagi helistas, et kuule, see tempo on nagu liig, võtta rahulikult ja tegelikult Tänak ütles ka, et ta järgmisel kiiruskatsel rütme ei läinud, eks seal tuli päris suur kaotus, ta tutvus uuesti Ogier selja taha ja oleme ausad, lõpuks me ei teagi, mis see Tänaku lagi oleks olnud, sest Tänak ütles, et see päeva võttis ka Rottu niimoodi, et seal märgades oludes, eks ole,
annab Toyotada võidusihte küll, aga kuivades oludes enam ei anna, et seal on Toyota nõrsa parem, oli ta viimase kokkuvõte. Tead, alustame sealt. Miks Hyundai ei lasknud Tänatul vajutada, sest praegu selles mõttes, et kui me oletame, et siin oli ülinormaalne või üliloogiline, et see Tänat oleks võinud siit, eks ole, tegelikult lõpetada päeva esikohal. 3 punkti jäi meeskonnal saamata. Hyundai edu selle Toyota ees on 9 punkti. Selles mõttes nad andsid punkte käest ära, et kui me siin hooaja lõpus näiteks Toyota võidab MM-tiitli 2 punktiga, 1 punktiga, 3 punktiga, siis me saame ju näppuda näidata sellele kohale, et kuulge, mida te mõtlete? Ma arvan, et see tegelikult kommunikeerus kuidagi natuke valesti või valesti tõlgendati seda asja natuke, et kui Ott ütles, et info tuli tiimi juhi poolt, et tuleks nagu maha võtta natuke, siis see ei tähendanud kindlasti seda, et nagu peab lõpetama võidusõitmise, aga tõepoolest, et kui terve ralli on sõidetud ikkagi kümnendike peale, siin katsete peale, et siis tuleb lajatab 4 sekundiga Ožeerile ja 7,3-ga Neville'ile, et pigem see, ma arvan, see kommentaar oli ka Abitabuuli poolt selline, et nagu Ott, me peame nagu auto lõpuni tooma, et proovi olla, et vaata, et liiga palju riske ei võtta, et ma arvan, et see kommentaar oli midagi sellist, et vaevalt Abitabuul hetkel nagu hakkas keelama Neville'iga nagu hullult võidu sõita, seda kindlasti mitte. Ja Ožeeriga võidu sõitmise, et ma kindlasti ta ei keelanud seda ära, et see oli pigem see, et nagu ralli on ikkagi pikk, täpselt. Et ära anna endast 101%. Et me võime öelda, et oleks saanud praegu need mõned punktid rohkem teoreetiliselt, aga siin oleks kaotatud oluliselt rohkem. Aga kas MM-sarjast tootjate arvestuses siis ei ole vahe nii väike, et siin sellised mänge teha? Tegelikult ma ütlen, et nüüd peaks, kui ma ei etsi, ma arvutused võivad eksida, minu see vahe on nüüd 9 ainult. Seepärast, et Ožee, eks ole, esikoht, Evans 3, et nii kaua kuni see Neville, eks ole, oli eesotas oli Saviara, aga tänu sellele, see vahe ju väheneb ja siin võib-olla ei ole koht, et kuulge, et Neville nii sõidab ju kindla peale, seepärast, et tal on vaja... see mõttes kindlama peale, eks tal on nii vaja see tiitli... Ma aegade põhjal küll ei ütleks, et ta nagu kindlama peale tuleb. Jah, aga 1-2 peaks vajutama, et siin on minu see, et nüüd hoiame ja võtame rahulikult kõik ja lõppkokkuvõttes ongi võib-olla Toyota või seal saab ju kodumaal Jaapanis võib-olla selle tiitli ikkagi endal lõppeks. Ma ei ole väga selle taktikale personaalselt nõus. Ma jään ikkagi teisele arvamusele, et see ei ole viimane ralli. Jaapan on ka veel sõita, kui see oleks viimane, siis peaks olema tõesti mentaliteet, et kui paned võssi, siis paned võssi, aga nagu sa pead andma 110%, kui nüüd või mitte kunagi. Aga praegu ei ole veel see koht, sest punkti vahe on ju tõepoolest tegelikult okei. Tänases seisus ju vaadata overall result, tulemusi kokkuvõttes päeva lõikes, siis Hyundai ei ole halvas kohas selles mõttes, et Ott on igal juhul võidu nimel eks me teame ka, ega Neville jätku oma Ožeega Evansiga Tänakuga võidu sõitma, ta heal juhul 4. Kui selles ta ei Okei, sa nüüd mõtled kokkuvõtve tulemusi, aga ikkagi pühapäeva lõikes ka. Ma arvan, pühapäeval Neville ei saa ju riskida. Evansi seda sõidab ikka üle. Olla nüüd, mis asja, üks mees läheb hullu ja teine mitte. Näis. Selles mõttes, et ma ikkagi jään selle arvamuse juurde, et nagu see oli mõistlik otsus. Okay. Anda vähemalt meeskonna poolt mingi suunitlus, sest see on meeskonna juhi töö. Kui ta oleks öelnud praegu, et davai, Ott, pane täiega edasi, siis see oleks tema kapsaeda läinud pärast, kui Ott oleks võsas lõpetanud. See oleks puhas Abitabuuli viga sellisel juhul. See ei oleks olnud Oti sõiduviga, vaid see oleks olnud konkreetne Abitabuuli nii-öelda käskold, et nüüd sa pead sõitma. Mina arvan, et oli mõistlik võtta see korraks nagu maa peale tuua, et davai, et kontrolli olukorda. 5,2 sekundit päeva lõpuks on ikkagi nagu väga-väga mängus sees. Selgita mul selline asi ära. Et Ožee esimene Tänat 5,2 sekundit ja Evans 14 sekundit. Tegelikult need 3 meest on sõitnud, jätame Neville'i hiljem lahkamiseks. Need 3 meest on sõitnud tegelikult esikoha peale ja seal taga, eks ole, Ratsutadel, Bajaritel, Munsteritel, Furvodel, selles mõttes nad ei sõitnud mitte mingi tulemuse peale. Kuidas need 3 meest nüüd niimoodi puhtalt läbi tulid ja ülejäänud pani, et kõik käisid vähemalt 2 korda põllul? Kas see on mingi tasemevahe näitaja lihtsalt? Ma arvan küll ja ma arvan, et põhjus ka, miks need mehed on tiimide nii-öelda punktitoojad ju selles mõttes, et ja miks ka nagu Ožeer ikkagi tuuakse, sest ta on kiire, ta on stabiilne enamasti ikkagi, et ilmselgelt on see tase ja ega kui me võtame siis see nelik seal ees, ega ju kui me teeme ennustusi, siis pole üheski ennustuses, ma arvan, kui neid mehi sees ei oleks.
et nii on, et nad on väga head. Pean tõdema, et see on ikkagi üllatav stabiilsus olnud nende meeste poolt, eriti sellise tempoga tulles. See on tegelikult praegu need, mida need mehed teevad, on ikkagi ju tiitli peale sõit. Me räägin eelkõige meeskonna tiitli peale sõidust. Kõik peavad tooma punkte, kõik peavad häid punkte tooma. Kui ma ei eksi, siis võib-olla sinu ennustusralli lõppjärjekorra osas oligi Ogier, Tänak, Evans, Neville. Ja äkki oli, ma ei mäleta, sõigat suutav või Furmoon, vahepeal esineelid, selles mõttes oli igav, et nagu poom eksperdid teadis täpselt, mis juhtuma hakkab, mõtet vaadata. Ei, kõik on hästi. Selles mõttes ju tegelikult eriti põnev oleks, kui ma praegu siin punkte arvutama ei hakka, aga kui meeskonna arvestuses suudaksid nad lõpetada suhtsel nullikandis, tegelikult oleks ju päris põnev. 17 punkti oli vist vahe, kui ma õigesti mäletan või? Ja ma ütlen nüüd, praegu on virtuaalselt 9. Virtuaalselt 9. Et päris raju ju. Ei, päris raju, ma räägin, et seda enam ma ütlen, ma pole selle Hyundai otsusega nõus. No aga mis oleks teinud, kui oleks Abite puhul öelda, et nagu tõmmake nagu veri ninast väljas ja pange ja täna oleks Ott Tänak võsa vahel olnud? No oleks Tänak, võib-olla oleks see vahe selline turvalisem. Võib-olla ta oleks liider täpselt, et me ei tea seda, aga selles mõttes, et kui sa oled ikkagi liider, sa pead kontrollima oma positsiooni nagu meeskonna arvestuses, ma jälle räägin, et nagu tark on see, kes suudab nagu sellistes pingelistes olukordades võtta vastu otsuseid, mida teised pole suutnud teha, pole suutnud võtta vastu otsuseid. Aga ma arvan, et Abitebouli praegu trump on see, et ta on sellistes olukordades varem olnud nagu kordades, ta teab, mis hetkel võib-olla on vaja tuua ka maailmameister võib-olla korraks maa peale tagasi. Ja ma ei tea, Evansist, Evans täpselt seal, kus ta enam meil oli, seal ta on ka täna, et kohe kui on vaja nagu see nõks, oleks vaja nagu seal võidu sõita, siis ta ütleb, et enesetunnet pole, et siin päeva lõpus oli ka, et näed, et olud on nüüd kuivad, aga ühel katsel oli vist see, et ütles, et paps andis esiautost andis nii halba infot, et see oli häda. Ja nüüd oli ka, et oli küll kuivad olud, aga masin ujus põhimõtteliselt, et Papsi õhtusöögil ei kutsuta. No see on hea, et niimoodi ja Papsile puid alla panna avalikult televisioonis õudne, kus on ikkagi respekt, aga et see Evans, mis märkimisväärselt täna tegi, mitte midagi, see mõttes, et oli tubli lihtsalt. Aga tegelikult Evansiga vaata see jama, et sellist ei märka teda millegi pärast mitte kunagi. Mitte sina, vaid tähendab kogu ralli üldsus. Evansit ei pane tegelikult tähele, UK-s inimesed panevad. Aga võtame tänase päeva lõikes tulemused lahti. Elfyn Evans päeva lõikes 3. kaotus Ott Tänakul 1,5 sekundit terve päeva peale ja Ogieril 5,3. Kõva tulemine. Eelmine, et ta nüüd aegades on siin, mis ta on praegu hetkel 14 täpselt Ogierist maas on ju, aga ta andis ka ju eile see circa 10 ära või 7 või mis ta ära andis on ju. Et tegelikult on ta ju ikka väga teravalt seal ees. Lihtsalt see eilne õhtune jama, mis ta seal ta ei saanud üldse pihta ühel katsel, et sealt tuli suur kaotus. Aga sellegi poolest on ikka nagu väga lähedal, et kui keegi teeb ühe väikse pool spinnigi juba, siis on ta seal ees kohe kannul. Jah, jõuab nüüd päeva põhikandralasse juurde. Mees, kes liiklus ikkagi nii hästi, et anna olla. MM-tiitlis just oli ka liider, et sulle sel hetkel kõik lippas, seal vahe Ogieri oli jats ja nii edasi ja siis hakkas see kiiruskatse peale, hakkas olid küll rasked olud ja siis tuli kõigelt esimene spin ja mõtlesid op, et jumal, et vedas kõvasti, et välja tuli ja läks mingi minut mööda ja siis ta vend uterdas seal kuskil kraavis, ma olin nagu korraks hästi kindel, ta jääbki sinna kinni, et sealt tuleb selline mõnus. Ta nägi selline välja, ta sai, ma ütlen, see on see koht, kus me oleme rääkinud sellist nii-öelda ralli omalannast, et kummaski kohas rehvid ei terveks, ei jäänud kinni, ei pidanud pealtveatud aitama, lihtsalt see teine, ma arvan, et täpselt see teine, kus ta seal kraavis uterdas, ma olen kindel, et seal Ogier ja Tänakul need oleks kinni jäänud, aga vaata, et Neville rahulikult korraks taru käiks sisse ja tee peale tagasi ja pole hullu, et mis ta ütles, et raputas ikka endale tuhtu pähe, et legend oli, ta vist ütles sinna mitu korda, et legend oli liiga kiire, et rekkel ikka ise panid puusse ja selline, ikka korralt japs. Ja ta ütles veel ka seda, et nüüd lõpus, et ta muutis legendi siis kategooria võrra aeglasemaks, aga jätkuvalt jäi see legend kiireks, et see oli ikka nagu täiega mööda pandud. Aga 11. kiiruskatsel see juhtus enne seda huvitavat katset, oli siis 2 sekundiga liider ja Ott Tänak 5,4 temast maas.
ütleme nii, et esimene see viga oli selline parajalt väike viga ja pigem ütleks, et väga professionaalselt ära lahendatud olukord, et oli selge, et oogu palju jäi kergelt kandma sinna nii-öelda, kes siis ei näinud, oli selline, ütleme, vasak kolmanda käigu kurv ja kandis tagaotsa välja, aga esirattad jäid asfaldi peal ikkagi ja hakkas nagu nii-öelda kandma seal, aga see nii-öelda kalde osa, kus siis nii-öelda muru peale läks, oli ikkagi parajalt terav, et põhi haakis sealt kinni ja pidi tegema, nii-öelda viskama spinni selle auto. Aga ülikiiresti tuli tagasi, et tegelikult sinna võis jääda, pakun kuskil 5-7 sekundit, mitte rohkem. Aga tõesti, sealt tegelikult on see teine olukord oli natuke nagu labane olukord, peab tõdema selles mõttes just, et olgugi, et legend oli kiire, aga sa käisid just põllu peal, see tähendab, et su slikid jahtusid täiesti maha seal märja muru peal. Teiseks, su rehvid on mudased ja hetk hiljem, olgugi, et sul oli legend kiire, aga tegelikult oleks võinud vähemalt võtta siis selle grammi maha, siis sa tead, et su rehvid on külmad ja pani korralikult põllu peale. Tegelikult oleks ta saanud sealt puhtalt ka välja, aga seal autos nii kiirelt neid otsuseid vastu võtta suht keeruline, tegelikult oleks sealt olnud võimalik ikkagi kohe tagasi tulla, et ta üritas minna sealt tagasi tee peale, kus see väljasõit toimus, aga siis jah, seal kraavi perve peal ta seal kui punada see vees oli seal tagurdas ka veel ja edasi-tagasi ja lõpuks see liikuma, et jumal tänatud, et ta sai liikuma, et ikkagi pinge püsib edasi, aga jah, päris raju viga oli see ikkagi tema poolt. Ei oleks nüüd ikka, selline eestlasena ütleme, mitte katkestamist ei taha, oleks nüüd ikkagi kinni jääda ja pealtvaateid oodata. Et oleks viimase ralli nulli sain. Mitte päris nulli, paar minutit, et selles mõttes nüüd on, Tänart tegi hea päeva, Neville mingi jõhtra tehmatused elas üle, aga Tänart 5 punkti vähendas vahet kokkuvõttes, eks ole, et selles mõttes, Mis see virtuaalselt nii-öelda tänase seisuga punktitabel on Oti ja Neville'i vahe? No ma vaatan kohe siin, Eidur Aljurand blogis arvutas kokku, aga ma ütlen, et vahe on siis, enne oli 29, nüüd on 24. Ei ole väga raske arvutusteks, et niimoodi mõtlemata on ja... Ott peab tegelikult homme tegema päris kõva päevana. No jaa, et 24 punkti on ikka palju, et see tähendab ikkagi Jaapani ebaõnnestumist Neville'ile. Pluss me peame vaatama seda, või mõtlema sellele, et homme peab ka finišisse tulema, et tegelikult siin tänane päev näitas, et siin võib ikkagi juhtuma hakata homme, et see 24 punkt on täpselt selline, et Neville ei saa lihtsalt nii-öelda veereda ka läbi, et kui Tänat võtab seal 12 ja tema 1, siis on vahe juba 10, et ta peab ikkagi ka sõitma, eks ole. Aga sellegi poolest tegelikult nagu peab kiitma Neville'i, kui kindlameelselt ta sinnamaani tuli. Ma saan aru, et see oli nagu rekke viga, aga kui sa ikkagi 300 kilomeetrit katseid suurusjärgus ja kujutad ette, et sa paned ühe kurvi natukene kiiresti kirja ja su tiitel võib olla läinud. Et kujutad ette, kui valus see võib olla, kui peaks selline stsenaarium tulema? No uterdamist oli muidugi ikka kõvasti kõigil meestel, et me võime siin hakata järjest. Ma ütlen, Neville lõpuks siis 40 sekundit edadal homme, edase ralli kokkuvõttes polegi oluline, et homme siis hakkab tema jaoks ikka nullist ja temal on kõige olulisem ikkagi lõpuni tulla. Teised võivad veel riskida, Tänat, tegelikult ei tohi riskida, tal on nagu eriti tähtis lõpuni tulla, aga ma mõtleme korra niipidi lihtsalt, et kui Neville oleks ka 4. koha peale tulnud ilma veata, tegelikult oleks olnud väga kontrollitud sõit. Et me ei saa öelda, et see oleks ju ebaõnnestumine, et täna kaotus, selline kaotus. Kui ta oleks tulnud niimoodi, oleks see minu meelest tulnud loogilisem stsenaarium enne rallit arvata, kui see, et ta siin võidu peale sõidab tegelikult. Sellel ma olen nõus, et ta on lihtsalt kiire. Ta on ülihea. Selles mõttes viimasel kiiruskatsel, iga päeva viimasel kiiruskatsel, tal pole mitte millegi peale sõita. Tegelikult lajatas korralikult. Oleksin pool minutit kaotud, pole üldse vahet, absoluutselt vahet ei ole, aga ikkagi tuli, eks ole, väga heas tempos. Teeme, väga pull mees. Üks mees, kes tegi ralli 1 sarjas ajalugu täna, Katsuta, nägid, mis ajalugu tegi? Ei näinud. Ta on ajaloos esimene sõita, kes virtuaalsel šikaanil ületas kiirust ja siis sai 16 sekki, sai ajatrahvi Katsuta. Aga see polnud tema ainus selline, ma ütlen, õnnitleme ajalugu tehtud, et alla 50 pidi laskma, 758, seal vist olid.
kõik sõitjad ei ole päris rahul selle süsteemiga, nagu ma aru saan naruni. Aga no tema pani käike väga pikalt põllult, selline Kalle Rovanpera stiiris driftimine seal, ütles, et läks, selle mõttes vist on see koht, et sul on ohutum minna sinna põllu peale, kui hakata, et sulle äkkpidurdust seal asfaldi peal tegema. Ja igal juhul, selles mõttes, et see hetk, kui sa saad aru ikkagi, et kui palju pidurdamine hiljaks, siis eriti ma arvan, siis asfaldirallil hakata kangutama seda seal käsipiduriga külg ette ja seal kraavi perve peal, nii nagu võib-olla see Neville'i esimene viga oli, et see on ikkagi, seda ei ole mõtet väga harrastada, sest sa ei tea kunagi, kui terav tegelikult see kraavi nurk seal ikkagi on, et vabalt võib juhtuda, et haagib selle külje kinni ja viskab ümber su. Et selles mõttes oli tark otsus lasta otseks, aga see toogu oli ikkagi parajalt palju ja võrreldes võib-olla eilse Formao offiga, kus ta minust jäigi lohisema, siis võib-olla veidi sarnane, päris pikalt läks ja sinna aega kulus. Ma isegi seda katset hetkel mul ees ei ole, et palju teil sinna kulus, aga sinna ikka kulus. 20 sekundit. Slikiga ja mäest üles murru peal, märja murru peal, see lihtsalt, ta ütles, et see tundus nagu tunde kestaks. See nädi ka välja, et hakkas seal, ta ei liidu lihtsalt, ei liidu. Külg ees lihtsalt läheb. Ja ma ütlen, see päeva esimene pool, see on täiesti üliäge oli, ma ei jõudnud neid asju või videosid otsida ja üles kirjutada, sest järjest läksid. Aga Katsuta selles mõttes kiidame, et tegelikult kui me räägime sellest suurest nelikust, siis võtame selle Mr. 20, et selles mõttes on ikkagi kiirem kui ülejäänud sats, eks ole, et Bajarist, võtame selle 20 sekundi pluss 16 maa, et tegelikult oli ikkagi selgelt number 5 mees, nagu ta tabelis on, et homme lubas vajutama hakata. Ütles, et ma tahan meeskonnale punste tuua. Et mees sõnast. Mõistlik on. Ja ei, selles mõttes ma olen nõus, et tegelikult arvasin hullemat päeva, et Katsuta pahmerdab ikka veits ära siin. Aga selles mõttes see üks viga, mis oli tegelikult jällegi väike viga, on ju lihtsalt selles konkreetse rallil, konkreetses kurvis mängis natuke kätte talle kõvasti, et aega palju kaotas. Üldiselt suhteliselt okei päev. Ja võib rahul olla küll, ma arvan, et näiteks tempot, tegelikult üldse siin nädalavahetuse jooksul näidanud tempot, näidanud stabiilsust. Arvestades seda, mis, mina mõtlesin, ta tuleb see mingi hullu surval oma peas, et ma nüüd pean näitama ja mul see, et ma pean siin hakkama tegema, näitama. Mina mõtlesin, et ta ei jõua nii kaugele, olgem ausad. Ja, tõsi, sama. Aga jälle võtame, et kellega me teda nüüd võrdleme, et esinelikuga tegelikult me ikkagi võrdlema peaksime tema kogemuse pealt, et siis ta ikkagi on nagu selgelt maas, et ta ei ole nagu, ta on ikkagi nii-öelda best of the rest, ta ei suuda sinna ikkagi ennast paigutada, kus on need esimesed 4 meest. Nüüd selle järgmise 4 mehe arvestus on ta tõesti seal ees otsas. Aga kus ta olema peaks, eks see on juba kõikide enda arutada, et ilmselgelt kogemuse ja kilomeetri pealt ta peaks seal ees olema, aga jällegi seda ei saa nagu meelest ära lasta, et need 4 meest sõidavad meeskonnad selgelt meeskonna tiitlipunktidele ja tiitli peale 2 meest, siin käib nagu raju andmine, et Katsuta nagu ilmselgelt, märjemas uneneos ka ei kõla see kuidagi loogiliselt, et ta suudaks sinna sekkuda tegelikult sellises hooajafaasis. Jah, üks mees, kes alustas väga ettevaatlikult päeva, oli ikkagi Bajari, selles mõttes heas mõttes või halvas mõttes ettevaatlikult. Ta Jordan ütles ka, et mina sõidan nii kindla peale kui võimalik, et seal esimestel kiiruskatsetel hommikul oligi ikka rõvedad olud ja ohtlik ja keeruline ja kõik käisid väljas, siis Bajari ei käinud väljas, sest tuligi see pigem kaotan 15 sekundit kiiruskatsel parematel kui riskin, on tema loogika. Aga näed, päeva lõpuks viimase katse finišis ütlesin, et kuule, et tunne oli juba päris hea. Et hakkab tulema nagu, et selles mõttes, et kuidas see oligi, lähme aina paremaks, ütles. Ta ütles ka seda, et tegelikult poole päeva peal, et ühtegi momenti pole olnud põhimõtteliselt. Eile oli korraks seal mingi võsas küljega käimine peeglitega, aga see on ka kõik olnud, et ta lihtsalt sõidab tee peal, ilma ühtegi riski võtmata, kui Julian Porter küsis ta käest, et kõigil on momente, et kus sulle olid, siis ta ütles, et ma sõidan tee peal, mul ei ole. Sõida rahulikult, sõidujoones. Et ma sõidan omas tempos rahulikult. Tundub, et mees sai ikkagi päris valusalt kohe õppetunni Soome esimesel katsel kätte ja tegi ikkagi väga selge
mingi switchi peas ära, et ta ikkagi õpib siin puhtalt. Aga vaata üks päeva lõpus, tegelikult mulle meeldis see lause, et ta teab, kus teised on kiiremad, aga ta pole selle pärast mures, et ta teab, kus ta nagu aina raatub. Ma tean, ma siin kaotan ja siin on ju, aga see mõttes savi. See on ülioluline seda teada, et ma arvan täna Munsteri käes küsida, kuigi peab ütlema, et ka Munsteril kohati mingid huvitavaid aegu, aga see selleks, et Munsterile öelda, et kuule, et minuti kaotasid tänase päevalõikes, et kus sa seda minutit leiaks, on ju siis nagu ma arvan, et ta jääks ikkagi mõttesse. No mina küll, ühe korra, ta Monster Race ka 2 korda põllul lõid selles mõttes, ühe korra lasi selle, ta oli, mis iganes, tal ei ole trumpri põllul käik olnud väga selline suur, ei olnud nii äge nagu Ratsutal või teistel, aga ta reis käikeri paar korda põllul, et ta oli ka selline imelik, et ta nagu kuskil päeva keskel või kuskil juba ütles, et meie on see nagu mingi ralli enne test, siis on tore, vaata, et see mõttes sa peaks siin praegu Bajariga võidu sõitma, mitte masinat testima. Aga Bajar ise, ütleme, päevalõikes 4, nii et ma arvan, et Toyota on ikka üli rahul selle Bajari kulgemisega, mis ta siiamaani teinud on, tegelikult ju kõik rallid on üli hästi läinud tal. Nagu tõsiselt üle ootuste hästi on tema küll hakkama saanud selle ralli 1 autoga ja täpselt, et kõikides oludes. Selles mõttes hea tipp-top, et on Munster, ennast Munsterist ei oska midagi, eks see võttiski kokku, et testime, et mingid asjad toimivad, mingid asjad mitte, et proovime vedrustust nii ja naa ja midagi. Ja, ega Munsteriga on natuke nüüd keeruline lugu, et ma räägin kohati oli nagu isegi mingid splitte ja asju seal nagu oli, aga tegelikult ma vaatan praegu siin aegasi, et SS9, SS11, 6 aeg, katselt. Jaa, ei olnud ühtegi sähvatus ka, mis nagu annaks lootust. No kahjuks, aga jälle, olud on ülirasked ja kui sul 4 meest ikka kangutavad niimoodi, et siis ma arvan, et see vaatepilt ongi päris nutune, et kui sa seal nii-öelda õpid. Aga sellegi poolest, me nägime ka Formeau pealt, et see Ford ei tööta siin. Formeau pealt. Me selgelt on aru saada, et see auto siin ei Formeau päev oli muidugi veel kõige huvitavam, et esimesel jatsel oli päris äge väljasõit, oli see külges, libises rahulikult sinna rõõs ära ja sai tee peale ja siis järgmisel jatsel aga oli ka ju 2 offi. Ja järgmisel jatsel pani ka päris kiirest taraturist käis see masina taraosa sügavalt raavis ära, ma rehvi vahetsid ära, lõpuks taraosa oli nii sodi, et seal vist hübriid oli jahutus oli vist saad kahjustada. Et oleks saanud vajadusel, oleks siis saanud lõpuni sõita, ei olnud mõtet riskida. Aga ta ütles, et mis asi, esidifferentsiaal on selle asja nimi eesti keeles kõige parem. Et ütles, et see ütles hommikul üles hooldusest esimesel katsel sõites ja ta ütles, et tegelikult kui nende järgi hakkab mõtlema, et ütles, vaata rattad mingi tõba plott ja masin käitub valesti ja kui ta nüüd tagantjärgi see järele hakkas mõtlema, siis tegelikult võis olla, et see eile juba asi lagunes tal, et ta mõtles, et võib-olla oludes asi ja sellepärast see masin ei toime, ta nüüd tagantjärgi mõtleb, et see oli vist juba reedel tuksis ja nüüd laupäeval ütles lõplikult üles ja oligi nii. Ja see võib selles mõttes, see tegelikult seletaks, ma ei seda kommentaari kuulnud, aga see tegelikult tõesti seletaks, sest isegi kui see auto ei toimiks, siis ei usuks elu sees, et Formeau tuleks nii kehvasti, nagu ta tuli. Ja eriti see, kus ta nüüd katkestas see katse, tegi 2 offi, ta sõitis kõigepealt välja ja siis pärast teine off oli nagu minust eriti veider, kus tegelikult tundus kõik kontrolli all olevat, enam-vähem tuli pidurdas maa peale ja põhimõtteliselt gaasile minnes, et tegelikult seal võib mingisugune point olla küll, et see esiots, kuidas siis need rattad veavad. Ta ütles, et ülesõidul sai aru, et see rehve soojendab, vaatas, et vau, et rattad tõmbas plokki suult, vaatas, et asi on jama, et mis sai esimesel katsel minnes aru, et siit head nahka ei tule ja eks... Tegelikult oli kõva off ja väga õnnelikult selles mõttes läks, et ta ikkagi kangutas seda kurvi samamoodi, sai pidurdades aru, et nüüd siit läbi ei tule, viimasel hetkel veel käsipiduriga kergelt toetas ja suht kõva lakski, tegelikult see oli selline korralik betoon, ma ei saa isegi aru, mingi aialaadne osa või mingisugune tasa mingisugune kuskil oli seinamoodi asi ja sinna pihta ta läks ja läks õnneks selles mõttes ikkagi õnnelikult, et ainult tegelikult kergelt riivas, aga ikkagi sai piisavalt pihta, et kahju, selles mõttes on kahju, et tegelikult
võib-olla ikkagi oleks saanud servises võib-olla jagu sellest probleemist, mis siis kimbutas, on ju, oleks saanud proovida edasi, sest tegelikult homseks päevaks oleks olnud seda infot vajanud, et kas see auto töötab nüüd, oleks saanud veel proovida, testida seadistust. Ta oleks pidanud selle ühe kiiruskatse otsast lõpuni läbi tulema, et see oht, nii punkte enam ei saa, see 5 mintsa, eks ole, refivahetuse keegi on, et sul vist on mõistlikum homme terve autoga startida, kui raiskida sellega, et täna läheb kõik ribadaks. Nad ise ütles, et talle hullult see ralli meeldib ja talle hullult need olud meeldivad, et tal on mega kahju, et on, täpselt see, et oleks minu ralli, mitte miski ei ole õnnestunud. See on tõesti, see on esimest katsest peale nii veider, et tema tuleb... See tuleb meelde eelmist aastate Furmood või see üle-eelmise, kui Reitlers alati valesti, et see võts. Jaa, aga selles mõttes, et mis ma enne ütlesin, oli see, et oleks saanud täna ikkagi veel lõpuni sõita, oleks olnud kõva kilomeetrid alla, et testida homseks proovida seadistust sättida, olekski saanud aru, kas auto töötab, sest Mikkelsen sai seda teha. Ja tegelikult, kui me eile mõtlesime, et kas Mikkelsenil, et täna ikka täitsa mõttetu päev siin tiksuda, siis tegelikult Mikkelsen küll tundub, et sai auto suht paika, vähemalt enda jaoks, ta ütles, et mugav ja mõnus on sõita. No kuigi ta alustas ka esimesel kiiruskatsel kohe murrul käimisega, et see seal ikka teisid kõik, aga kaotus ei ole üldse suur jällegi, kui me mõtleme, jälle ma pean ütlema, et need esimesed 4 lihtsalt panevad nagu nii ulmeaegasid, et kui me vaatame, et ta kaotab 6,4 viimasel katsel 17,3 peale, no 13. kiiruskatse 7,9 24 kilomeetri peale 6 aeg, et see ei ole nagu otseselt halb, sest tõesti ta ei ole nagu väga sõitnud, tal on vähe kilomeetrit, see ei ole kindlasti ta lemmikralli, kus sõita, keerulised olud, kõik need asjad kokku, et me ei saa öelda, et Mikkelsen nagu oleks täiega latti alt läbi pannud kiirusega. Samas esimesena teel, mis asfaldil ei ole paha, sa kaotad parematel, võtame selle välja, sõiduga 10 sekundit maha, siis see tähendab, et ta oli, ma ei tea, kelle võrdleme, ütleme siis Evansist, ta oli ikkagi sellisel juhul ainult täna, ütleme üle poole minuti aeglasem, ja tegelikult oli napilt, ta oli ütleme siis 10 sekundit kiirem kui Pajari. Mis nagu, kui sa 10 sekundit kiirem kui Pajari, ei ole hästi. Ei ole hästi, aga selles mõttes ega jälle, kui me jõuame selleni taha, et nagu ideeliselt, kas see tundub, et see asi töötab, et Mikkelsen sõidab kuskil sellistes oludes selle autoga, ega see nagu me oleme juba maininud siin mitu päeva, et see juba joos on nagu sitt mõte. Aga nendes oludes ma arvan, et on nagu vähem, ja täna ega tal ei olegi olnud mingit motivatsiooni vajutada ka, ta ongi pigem proovinud seda autot paika saada, mugavaks. Et homme ei saa välistada, et homme oletame, et see Neville ei lähe hullu ajama, mida tal pole otseselt vaja, siis tegelikult on võib-olla Mikkelsenil on see, et tema läheb hullu ajama. Ma arvan, et Mikkelsen on homme päris hea. Jah, ta peab olema hea, selles mõttes, et tõenäoliselt tema on see, kes peab uuesti vahe Toyotaga on ikka pisike, et selles mõttes, et Jerry peab neid punkte hakkama tooma, et selles mõttes, et see on homme seda Mikkelseni sõitu on ikka päris huvitav vaadata. Ja igal juhul. Mina julgeks öelda praegu küll välja, et Mikkelsen on homme üllatus kiiruse poolest. Aga olgem ausad, kui esimesed 3 kiiruskatset niisketes oludes fantastilised, siis päeva teises pooles tegelikult sõidu osas, et ainus asi, mis hoidis seda rallit üleval, oli see Tänat versus Ogier, et muus osas kuidagi vahed on suured ja ega seal midagi liialt ei juhtunud ka enam nagu ärevat, et kui on kuivad olud, siis ta oli selline Jaa, seda küll, et selles igal juhul selles mõttes, et see esiots seal hoidis pinget peal ja võib-olla see ainuke pinge oligi, aga mis see Tänat ütles päeva kokkuvõtteks, et seal finišis, et kuivades oludes on Toyota neist, ma ei mäleta, ma selle selgelt mõtlen võib-olla ise välja, et kuivades oludes on Toyota ikkagi Hyundai'st parem. Jaa, ta ütles, oli küll ja viimasel katsel siis ka Julian Porter küsis, et aga et 0,2 sekundit on katse peal vahe ja siis Ott ütles, et et aga me oleme aeglasem. Ja see Ogier ütles midagi sarnast, see on kuskil, et me oleme ikkagi, mis pole vahet. Vahet ei ole, kas see 0,2, et sa peed kiirem olema, et nii kaua, kui me oleme aeglased, nii kaua on asi halb. Aga tegelikult ma arvan ikkagi suures pildis, Ott küll seda välja ei ütle, aga ma arvan, et see auto on ikkagi täna sõidetav seal. Et ma tõesti ei usu, et tal selle autoga on väga ebamugav sõita, sest sellist sõitu ei ole võimalik teha, kui sul ikkagi on väga ebamugav autoga sõita. Nüüd võime korraks vaadata seda rallikahte ka. See rallikats põnev heitlus sai läbi ka esimese 2 kiiruskatsega, sest Solberg käis
2 korda väljas, et ühe korra just pani 3 katsest 3 korral ikka väljas. Oli? 3. käis ka ikkagi väljas. Ma seda juba võib-olla mäletan. No ühe korra käis seal, kus Fourmeau, no igalt poolt tuli, et lõpuks vahe tärises seal äkki 40 sekundile, et sellega ei tehtud. Ta päeva teises pooles ütles, et ta natuke minust vabandas, et ütles, et, nagu, et siis tartas vaata kiiruskatseid võitma. See ütles, et need seaded oleks võinud olla hommikul, et ma ütles, et peame õppima ja oleme tulevikus targemad, kuid ma pole 9 kuud asfaldil sõitnud. Et muutsime seadeid nii palju pehmemaks ja masin läks kohe paremaks. Et see mõttes ta, kuskil keset rallit ütles, et me ikkagi päris paika veel autot ei saanud, et ta oli nagu mega hädas, ütles, masin on nii alajuhitav ja see on kohutav auto, ta ropendas seal mingi, ütles, et nagu alati. Ei, see oli mingi, see oligi umbes ja shit ja kõik oli pask ja Karma isa bitch ütles selle Rosseli katkestamise kohta. Ütles sa ides võta sa see Solbergi see kokku, ma vaatan, et ma leian selle ilusa ja ütleme, Solbergi ikkagi 3-3 oli selge nagu no ikkagi kole, siin pole midagi ilusat öelda, see oli ikkagi paras pahandus ikkagi. Kui sa 3 katsel käid 3 korda väljas, siis siit midagi head öelda ei ole, selles mõttes ikkagi see läks tema kapsaeda, midagi pole öelda. Ma siis tsiteerin seda päeva keskel, see oli vist 10. kiiruskatse, et kõik on sama, et vajusin murule ja blablabla, sama past nagu avatatsel, masin on väga närvine alajuhitav, et muutsin küll seaded, aga vabandan, võid selle auto nagu sitt sõita. Aha, Rossel kasvatas, mis ma oskan öelda, Karma is a bitch. Et see venna selline 30 sekundit oli ainult roppused, et see oli ausad. Karma on see, et need mehed peavad seal startist siis põhimõtteliselt kõrvuti seisma ka. Et kohati tahaks ise ka seal stardijoone peal olla vaadata, siis kuidas mehed suhtlevad oma vahel. Aga no ütleme selles mõttes ega Solbergi vead olid suured, peab ütlema. Ma arvan, et poleks selline mees ei tohiks lasta selliseid vigu nii palju sisse. Et kui me ikkagi ütleme, et ta peaks olema ralli 1 mees, siis sellised vead nagu peaks olema sellised, et neid ei tohiks olla sellises mahus. Aga tempo on ju kõva. Tempo on ülikõva ja kui ta ikkagi läheb, siis ta suudab katseid võita jätkuvalt vahe 31 seki Gräziniga. No Gräzin on olnud ka ikka äärmiselt hea siin rallil. Et selles mõttes, no me vaata, Philip Mares, minut 20 Solbergi taga on ju 3. mees. Gräzin on üldse imeline olnud, et... Tõesti on. Et... Ja siis Rosselist ka, et me siin eile mõtlesime, et mis siin saada võib. Ma ei tea, kas on näinud seda, et selline väike... Ma näitan sulle videost. Näita videost. Väike selline väljasõit ja seal masin lendas juppideks. Niimoodi. Okei. Ta jõudis, et sulle ta sõidab taas, on ju. Ta kuidagi siin hooldusesse jõudusega 15 mitsa vahet, ega siin mitte midagi püüda ei ole, et tema on MM-sarja heitlusest väljas, et nüüd on ainult Pajari. Ja tegelikult ma vaatasin täna rallit Go3 Spordist ja siis ma ei mäleta, kes äkki Murakas viskas mingi teema õhku ja et mida saab Solberg nüüd teha veel? Ehk ta paneb kassile seadistusi paika. Et kuidas see auto asfaldi peal hea võiks olla? Ja kui see auto oli alguses väga närviline ja halb juhtida, siis kindlasti see on data, mida nüüd jagatakse Gus Greensmithiga, et ta suudaks Jaapanis vähemalt Pajarit edestada. Küll peab, minu meelest ei ole vist Jaapani startlisti pole kuskilt näha, et kes seal sõidavad punktidele, aga kui on Gus Greensmith ja Pajari ja teised on seal juba mingisugused tagaotsavõinad tõenäoliselt, siis ikkagi Pajaril on niivõrd lihtne ülesanne see tiitel ära võtta. Et isegi. Ma ei tea, mis maailmas, aga oletame, et kas suudab Pajarist eespool olla, mida ta ei suuda tõenäoliselt. Aga isegi kui suudab, seal ei ole ju teisi, kes suudaks Pajari üle sõita. No tõenäoliselt mitte, kuigi see Greensmith on ikka nii kehvuld, et ma ei tea, kes võiks need seaded teha. No, arvan, seal ei anna midagi vist päästa. Greensmith võib-olla suudab küll siin reede sõita Pajarist ette, aga see ralli lõpeb ka seal Jaapani kenade puude vahel. Jah, võt selline omamoodi päev, et selles mõttes... Läks ta siis nii, et Neville tegi oma ära, et aga me jõuame selleni tagasi, et neljapäeval me arvasime, et midagi juhtub. Ja me ei arvanud, et juhtub midagi suurt, vaid tuleb mingi väike viga. Mina arvasin, et ta ei jõua ikka. Ma olin ikka skeptilisem, ma unustasin ära, et see Neville'il see aasta on kogu aeg nii robustselt. Ma ei tea, millest üle peab sõitma, et ta ratjastanud. See on õudne. Järelikult võtab tiit ära, järelikult võtab. Aga ei ole ka ausatades kahju, selles mõttes, et ta on väärt seda igal juhul. Terve ja hooaeg on olnud ikkagi väga-väga hea hooaeg.
jaa, et ma ütlen, ma esimest korda selle ratsafinišis, kus ta väljas käis, siis ma esimest korda nägin, et ta oli rähmis või näost punane ja see on hoopis teistmoodi. Muidu ta on selline natuke ujuv vend, täna oli ka lõpus, oleks tahtnud see võidu ja sõita, tegime oma ära ja mul heas tujus Neville on ikkagi äre selles plaanis. Ja, selles mõttes ikkagi ma arvan, et ka äge karakter selles satsis ja no nii palju aastaid on seda proovitud teha, nii palju kordi on teine jääld. Et kui ta selle tiitli võtab, no loomulikult tahaks näha, et eestlased võtavad tiitli, aga kui ei võta, no Otil on ikka nii palju ebaõnne ka öeldud, et kõik tema rallid on põhimõtteliselt on tuksi läinud rallid, on ju. Ja Neville on kõik ilusti ära vormistanud, ta on esimesest rallist peale olnud sarja liider. No see ikkagi näitab midagi ja Oti sõnad ju ka pärast Tšiili rallit või enne Tšiilit, ma ei mäleta, millal ta ütles, et et kui see mees on suutnud ikkagi esimest rallit peale hoida liidri kohta, siis et kõva mees on, midagi pole öelda. No homme võib-olla üks põnev osa ikkagi see, et mis startikera sõitjad lähevad, et tegelikult on, no ei ole metsikult pikk päev, eks ole, mis ta on siis 2 korda 2 katset, ehk kokku 4. Mingi palju neid kilometraažid on 54 kilomeetrit, aga ja sellised lühikesed sutsakled, ehk siis 12 ja 15 kilomeetrit. Aga täpselt, kui see on nii lühike, siis on täpselt see küsimus, et kuidas sa vajutama lähed, et No tegelikult on ju lihtne loogika. Punkti jagatakse nii palju, et siin tuleb vähemalt sama palju vaeva näha, kui täna nähti vaeva. Aga see saab pigem olema huvitav jah, et mis seisukoha võtab Neville? Mis seisukoha võtab Neville, mis seisukoha võtab Tänak, sest et kas on vaja hoidma hakata, kes üldse hoiavad, kes lähevad hullu ajama, et siin tuleb täna nagu matemaatikat võiks teha, arutada punktid kokku, vaadata, mis on homme potentsiaalselt võimalik. Kui Hyundai võtab esimese koha, 4. koha, mis siis jääb Toyota 2., 3. kohaga ja nii edasi? No nii, kuule. Vaatame. Vanameister helistab. Vanameister helistab vist. Kuulame jutud siis ära. No nii, tere Jaan, kas sa kuuled meid? Hallo. No Jaan helistas sisse. No ma... Jaa, on teil saade läbi või? Ei ole, sa täitsa jõudsid otse-eetrisse praegu, ma võtsin su vastu. No nii, kuidas läheb? Said täitsa saatesse sisse, õigel ajal helistasid, me muidu oleks varsti ära lõpetanud. No nii, räägi. Olen eetris või? Oled eetris ja ma ei lõita seda välja ka. Kas said Tänakuga jutu taetud, oled sa nüüd tagasi puhkamas? Jaa, olen mitte puhkamas, nüüd tuleb hakata kommentaari veel viimistlema ja videod üles laadida ja... No siis teeme kiirelt, siis teeme 5 minutit teeme lõppu. Mis meeleolus Tänak päeva lõppeks oli? Kas oli pettunud, et oli teine või oli rahul, et oli teine ja millised on su enda emotsioonid üldse sellest päevast? No päevast on kahetised emotsioonid, eks, et ühest küljest ei taha ju, et Thierry Neville'il kehvasti läheks, aga paraku nii ta on, et Neville tegi jälle Neville'i ja nüüd on üsna selge, et tiitleitlus kandub edasi Jaapanisse. Tänak oli, ta ei olnud pettunud, aga ta oli nii-öelda neutraalne, ütles rohkem midagi teha ei saa, et tal ei olnud piisavalt autot, et 2. ja 3. kiiruskatsel siis natukene kiiremini sõita. Esimene, kus oli märg ja mudane, seal autot oli tal küll ja veel ja seal ta ju tõmbas vahe Osieega 1,1 sekundi peale. Et siis ütles, et enam muuta midagi ei saa, et tuleb vastu võtta see, mis on. Aga nüüd homme jah, et ta ei oska selle ühe kiiruskatse kohta midagi öelda, aga punktikatse ta ütles, et see on ka niisugune mudase võitu ja pori on asfaltil, et see võiks talle natukene rohkem sobida ja rääkisin ka Hyundai bossiga ja ta ütles, tema ei ole tänase päevaga rahul. Eelkõige muidugi Neville'i pärast, et ütles, et üks sõiduviga ja siis sealt läks ära aega ja punkte palju, aga ütles, niisugune see rallisõit on ja Tänaku kohta ütles ka niimoodi, et ta
ikkagi hommiku esimesel katsel lendas liiga. Oli siis Cyril Abitebouli sõnum, aga ta ütles, et no jah, et midagi ei ole teha, kui järgmistel katsetel tõesti Tänak ei tundnud ennast nii kindlalt, et veelgi rohkem gaasi suruda. Need on nüüd siis nii-öelda minu õhtused intervjuude tähelepanekud. Kuidas üldse selle päevaga, sina vanameistrina, mina sulle noormees, ma ei mäleta, millal sa viimati, need esimesed 3 kiiruskatset olid, et põhimõtteliselt koduaed oli mingi 3 mees käis põllul per kiiruskatse, millal viimati, mäletad seda, millal viimati selline ralli olla võis, et see päeva esimene pool või see hommik ajas ütledi minul vähemalt ajas küll pulsi latte, et sinusuguse vanal mehel vaevaltada siiski. Ei no pulssi ei, tegelikult oli see, et miks ta pulssi lahti löönud, sest põllal käisid ju põhimõtteliselt patserid. Alles nüüd hommikupoolsel viimasel katsel siis läks üks sõitja ka põllale, ehk siis Neuvill. Aga see, et patserid käivad põllul, see on ju tavapärane asi, eks siin need rallisid on olnud küll, kus kohas seigeldakse nii parklates, Tänak on seal viljapõllul olnud, ma ei mäleta, kes oli, kas Neuvill ja Ossier, nemad on viinamarja istandusi laastanud ja see on niisugune tavapärane ralli, et küll natukene pani imestama, et just see hommikune 3. kiiruskatse, et seal nagu tundus see asfalt, et ei tohiks olla midagi hullu, et tundus nagu on kuiv ja hall ja aga Tänak just ütleski, et jah, ta oli hall ja ei saanud aru, kus kohas on tolmu peal ja kus seda pidamist ei ole, ütles, et see on väga lihtne, et pidamine kaob ühel hetkel ära ja kõik lähebki. Mis sina patruks, mis homme saama hakkab, et kas siin on kellel, keegi hakkab hoidma ka, et kodu võttes siis peaks olema? Keegi ei hakka hoidma, seda ütles ka Hyundai boss ja Tänak ütlesid ka, et nad ei saa Toyotale rohkem punkte ära anda, täna juba andsid ju ja üsna palju. Ja vahe on ainult 9, eks ole, Hyundai kasutus, nii-öelda virtuaalselt. Jaa, täpselt, et homme ei saa punkte ära anda, pigem tuleb neid võita ja homme läheb ikka tõsiseks võidu kihutamiseks, aga nagu Abiteboul ütles, et me peame panema väga täpse strateegia paika, et nagu on, et risk and reward, et me saame riskida ainult nii palju, kui me rajal püsime, et homme tuleb keeruline päev ja ma arvan, et homme hakkab juhtuma ka, sest Toyotal on omakorda ka ju vaja need punktid tagasi võtta, nii et vaatame, põnev. No teeme enne, kui sa hakkad siin mässam, teeme siin lõppu siis kulinaaria minutit ja tead, ma teisin kohvi, ma olen siin hommikussaadik Kütsi toimetuses peaaegu olnud ja siis mul kohvi vahepeal hakkas igavus, lugesin seina pealt ja vaatasin, et isand Jaan Martinsonil on ju homme suur sünnipäev. Kas sellise, mis on siis täna õhtul, kas sa teed juba sünnipäeva eelõhtu? Kuidas üldse neid sünnipäeva asju lahendad? Kas homsed on mingi suurem istumine plaanis seal Austrias või Saksamaal? Tead, nende sünnipäevadega on see naljakas asi, et täna helistas mulle rääkisin abikaasaga täna hommiku ja ta küsis, et sa tead, mis päev homme on. Ja mulle esimese hetkega ei tulnud meelde. Aga kusjuures abikaasa sai selle minu sünnipäeva teada meie pojalt, kes oli talle helistanud. Türatil on ikka kummaline pere. Me tõesti ei tähista sünnipäevi juba paarkümmend aastat ja siis, kui lapsed umbes 13 olid, Joss oli 13, see oli viimane kord, et kui võtta niimoodi, eks, et sa tead, et minu kulinaariat ka kodus, eks meil on iga päev on sünnipäev. Meil on alati head road laual, meil on söögi kõrvale vein võtta ja kõik, et millega see sünnipäev siis mind ära meelitaks. Tõsi. Aga nii ta on, aga siin on muide saksa kööki on nii palju, et ma täna läksin hoopis tükkis Itaalia restorani, sellepärast, et mul ükspuha, kui sisse astud on ju,
esimene asi pannakse kohe kannõlut ilma igasuguse küsimuseta lauale ja siin on suured reklaamid, et Saksamaa hea olu ja siis näitab naisterahvast, kes rüüpab kannust õlut, et nad tahavad kõik, et mul oleks hea olla, sellepärast nad toovad kõigepealt õllelauda. Ja siis on braatpurstid, sealiha, snitslid, guljassisupp, kõik niisugused tüüpilised saksa toidud, et kõige huvitavam oligi see, et läksin sinna Itaalia restorani, eks ma tahan Itaalia toiti sööma minna ja vaatasin karne, eks liha. Oli 7 erinevat liharooga, paneeritud snitsel, sealihašnitsel, toosnitsel, kõik nii, braatpurst, kõik niisugused asjad. No tule taevas sappi aga ma võtsin siis pasta all'arrabbiata, nii et ja tomatisupine on väga maitsvad. Mul tuttav just täna viitas sellele, et Tuturklubis maksab õlu 6 eurot ja siis saime aru, miks need kultuuritegelased kõik tänavatel mässavad ja näitlejad, et õlu on paaris ikka metsikult kalliks. Kuidas seal hinnad on, et ikka rannatab paaris käia joomas või ühte õlut tegemas? No 3,5 kuni 4 eurot on õlu, jah. No jääb tõdeks. Ja ega toidud ei ole ka väga kallid, et ütleme niimoodi, et jah, niisugused snitslid, seal on kuskil 15 euro kanti, aga pitsa saab kätte 12 euroga ja selle pasta oli 10 eurot ja siis braadwurst, sauerkrauti ja kapukapsaga, see oli vapšee 8 eurot, nii et elada kannatab siin, jah. Kuule, oota, viimaseks küsimuseks siis, et teist aastat on nüüd meil see Kesk-Euroopa ralli sellel kujul, kuidas meeldib üleüldse, kuidas see toimub? Ma saan aru, et sa oled seal Tarphammis, mis siis tõenäoliselt tähendab tõlkes pommiauk, sest et levi ei ole, kas muus osas, kuidas korraldus on, kuidas see melu kõik see seni meeldinud on? Vaata, nagu me eelmises saates, ma ei tea, kui palju jutust kõlama jäi, kui eelmine aasta oli see Passhaus, ehk siis suures linnas, see oli mingi, ma tõesti ei oska öelda, see ikka linna moodi asi, eks. Ja seal oli suures messikeskuses, siis seal oli tõesti hästi palju rahvast. Aga ma ei oskagi öelda, mille pärast nad sealt selle rallikeskuses siia pommiauku tõi. Aga see on tõesti pommiauk. Ma vist ütleks, et ma kuskil mäletan, et kas seal ei olnud mingi passus, nendes aladel ei olnud mingi mess või asi või mingi selline asi, et see oli natuke... Jaa, täpselt, see võib olla. Aga siin oli tähendab see Karpfam, kus kohas on rallikeskus. Seda on väga raske linnaks nimetada, see on küla, mis on umbes, mis ta on, 500 meetrit pikk, siis tuleb silt, et Karpfam on lõppenud ja kõik, ja siis seal kuskil põllu peal on siis rallipark ja ega rahvast väga siin ei ole, siin ei ole nagu suuremaid linnu ega midagi, aga mis on tõesti mugav on ju see, et siin on 1 miljon hotelli ja kõik saavad rahulikult majutuspaiga, sest seal Passhaus, kui ma olin, siis mul oli mingi ala 50 kilomeetri kaugusel oli majutuspaik ja öeldi, et isegi veel lähedal. Okei. No selge, kuna me see ralli võtsime läbi ja ma selle sportliku osa sult rohkem ei ootagi, et lasen sul siis kirjutama ja videosid saatma ja eks homme räägime taas. Homme räägime taas, jah. Homme ma olen Passhaus, seal on intervjuutsoonid ja see on linn ja seal on äkki isegi mobiililevi olemas. Homme siis laulame sulle siin sünnipäeva laulu ka, kui sul kätte saame, ole valmis. No laulge. Kuule, väiks praegu, et jõudu. Tšau. Jõudu. Nii, võt selline interaktiivne saade. Ilusti 53 minutit. Jah, tahad sa veel midagi, mis sa arvad, mis homme, tee üks julge ennustus homseks, julge ennustus. Ott võidab, väga hea. Ja mul on selge, võidab ralli või võidab kõige, kas võidab ralli või saab kõige rohkem punkte õige, mul läheb, see on ju tänapäeval, kumb see... Võidab pühapäeva, võidab ralli. Okei, loodame, et oleks ju siia kurba oktoobri ilma oleks ju vaja midagi. Kuule, imeline ilm.
ma olen kella 9 alates tööd, ma olen varsti 12 tundi järjest juba tööd. Ma juba mõtlen, et tahaks lund, et kaua seda ilusat ilma on. Okei, mul on tunne, et siin selge stuudios hakkab õht ilmselt kui otsa saama, Bob hakkab täis segast ja tahaks lund, jumal küll, mida sa jääd. Okei, siis võtame selle, siis on õige aeg saada kokku võtta. Ütle siis sina kõigepealt kuulajatele nägemist, siis ütlen mina nägemist, siis paneme trulli ja kuuleme taas homme. Nägemist. Nägemist. Kuues käik.